Tere tulemast meie podcasti HTG Sihikamber. Mina olen Helena Ja mina olen Gertrud. ja täna on meil külaliseks meie kooli üks säravaid matemaatikaõpetajaid, kelle tunneb koolimaja peal ära värvikate kontserdi ja laia naerutusega. Meie ees on Ave Kilter. Tere tulemast meie podcasti. On väga tore, et sa olid nõus tulema. Ja ma usun, et vast alustame lihtsamate küsimustega. Et esimene küsimus ongi selline lihtne. Mis on su lemmiktoit? Ma arvan, et see snitsel on, kuna ma armastan liha ja siis selline krõbev, selline paneeritud snitsel on, ma arvan, mu lemmiktoit. Sellega oli üks väga huvitav, ma ei tea, kas see siia sobib, aga et kunagi ma ei tea, kus ma tunnis jooksvalt seda olin öelnud ja siis üks 12. pärast seda, kui ta oli riigieksami ära teinud, tõi mulle nagu jättis siis minu ruumi snitsliprae, sest ta teadis, et mulle väga meeldib soolane, mitte magus, nii et sellega on ka selline huvitav. Pange kõrva taha. Järgmine küsimus on, et täna on huvitav kuupäev, 13 reede. Et kas sa usud sellistesse asjadesse nagu ebaõnn? Ei, pigem mitte. Et ma alati küll mõtlen, et täna on 13 reede, et äkki nüüd on, aga ma pigem loodan, et see on nagu, kuna mu ema on sündinud 13 reede, siis temal on alati see pigem hea päev. Ma ei ole aru saanud, kas see on nagu hea või halb, aga ma pigem loodan kogu aeg, et äkki juhtub midagi head oma positiivsuse juures. Üks sügavam küsimus ka vahepeale. Kui sa saaksid enda elus ajast tagasi minna ühte kuupäeva, siis millisesse või mingi sündmus? Oma elus või nagu veel ettepoole või? Pigem tahapoole äkki, minevikku. Okei. Ma ei teagi, mis see põnev sündmus oleks. Oma sündi küll ei tahaks näha. Ma mõtlen, see oleks võib-olla põnev, aga ma ei teagi, ma ise mõtlen praegu õpetajana, et milline ma nagu tundides olin, et ma ise tunnen, ma olen hästi rahutu, et kuidas ma suutsin nagu tunnis olla, et võib-olla ma tahaks näha seda, kuidas ma ise, ma ei tea, gümnaasiumi ajal tunnis olin, mida ma seal tegin või milline õpilane ma olin. Ma ei mäleta nagu väga seda aega, et kuidagi väga kiiresti läks see kõik või ei taha mäletada, et ma olin küll väga korralik õpilane, aga ma praegu tunnen, et ma ei suuda ühe koha peal väga pikalt istuda, et kuidas ma siis sain hakkama. Nii et võib-olla tahaks ennast kõrvalt vaadata ja gümnaasiumi õpilase. Ma tahaks ka. Okay. Aga mis on sinu lemmik gümnaasiumikursus, mida õpetada? Ma ei teagi, kuna mulle meeldib väga palju rääkida, siis võib-olla tõenäosusteooria, mis on üks kõige keerulisemaid, mida õpetajad väga ei taha õpetada, siis see on see, kus hästi palju on sellist arutlemist ja võib-olla oma loogika selgitamist ja seal ma tunnen võib-olla, et mind on nagu kõige rohkem vaja, siis võib-olla see kursus, kuigi ta ei ole kõige lihtsam kursus midagi selgitada, aga see väga meeldib. Ja. See on matemaatika 6. kursus. Ja, just. Okay. See on siis 11. esimene kursus. Ja, 11. klassi esimene kursus, just. Aga me oleme selle esimese ploki siis nii-öelda läbinud. Ja nüüd me liigume siis natuke sellises sügavamate küsimuste ja võib-olla personaalsemate küsimuste juurde. Kuidas sa tutvustaksid iseennast, kui me küsime, kes sa oled? Kes on Ave Kilter? No oleneb jah, et kui võõrale inimesele võib-olla alati ei julge öelda, et kohe, et matemaatikaõpetaja ja Treffneris, et seda vast hirmutab inimesed ära. Aga ütleme iseloome selle kohta, et ma arvan, et ma olen selline positiivne, väga meeldib inimestega koos olla, ma ei meeldi üldse üksinda olla, mulle meeldib suhelda. Nii et ma olen selline seltskonna inimene ja mulle meeldib, nagu ma ütlesin ka, et ma olen hästi aktiivne, mulle meeldib kogu aeg midagi teha, mitte lihtsalt istuda. Võib-olla see selline lühikokkuvõte. Ja, aktiivsust oleme päris palju kuulnud, aga tahaks täpsemalt ka teada, et mis hobidega või üldse mille kõigega te tegelete? No mul on hobisi jah päris palju, põhimõtteliselt 7 korda nädalas on mõnel päeval 2 asja, aga ma tegelen jalgpalliga, saalihokiga, laulan 2 kooris, tantsin rahvatantsu ja no kui vaba aega jääb veel, siis mulle tegelikult meeldib loogika ülesandeid lahendada, see on selline asi, aga seda viimasel ajal väga palju ei ole jõudnud enam teha. Ja, mitte tavalisi sudokusi, vaid veel selliseid keerulisemaid. Kas see siuke matemaatika huvi on siis juba väiksest saadik olnud? Jaa, et kui koolis mulle matemaatika tuli kõige lihtsamalt ja kui ma 12. klassi ära lõpetasin, ega ma ei teadnud, mida ma teha tahan, et siis ma ka, nagu ma olen selline rahutu, et tegelikult ma ju proovisin saada politseinikuks, näitlejaks, et nüüd ma olen nagu kõik asjad koos, et lõpuks ma ikkagi jõudsin matemaatika juurde tagasi, et lõpuks läksin ikkagi õppima matemaatikat, aga mul polnud õrna aimugi, et mida ma tegelikult teha tahan, nii et selles mõttes matemaatika huvi on, see on lihtsalt tulnud kuidagi, et sellepärast
tundub, et ei pea, kuna mu õpilased tihti teavad, et mul on halb mälu tegelikult, siis matemaatikas on nii palju loogikat või siis sa teed nii kaua ülesandeid läbi, et sul jäävad valemid meelde, et see mulle meeldis, et muid asju, näiteks ajalugu oli minu jaoks kõige keerulisem, sest seal peab nii palju pähe õppima, et see mulle sellepärast ei sobinud. Nii et jah. Aga noh, kui sa läksid matemaatikat õppima ja tuli otsus, et minna matemaatikaõpetajaks, siis miks siis just gümnaasiumile, mitte põhikoolile? Tegelikult ma ei läinud matemaatikat õppima sellepärast, et õpetajaks saada, et minu matemaatikaõpetaja ütles mulle, kui ma 12. ära lõpetasin, et ta läheb pensionile siis, kui mina tulen tema asemele matemaatikaõpetajaks. Ja mina mõtlesin, et see tädi on küll lolliks läinud nagu. Mitte, et mul õpetamise vastu midagi oleks olnud, aga mu elu sees, kui keegi oleks 12. lõpus mulle öelnud, et sa saad õpetajaks, siis ma oleks arvanud, et ta ajab mingit segast. Nii et ma ei mõelnud kunagi, et ma hakkan õpetajaks. Ma läksin matemaatikat õppima, sest see oli kõige lihtsam, see tundus loogiline. Ja kui ma bakalaureuse ära lõpetasin, siis mul oli valida, kas ma hakkan matemaatikateadust tegema või õpetajat. Nii et seal oli lihtsalt see, et ma kogemata sattusin, ma tundsin, et ma teadust ei taha teha, mulle ei meeldi selline omaette nokitseda, et mulle meeldib nagu suhelda ja ma arvasin, et ma 5 aastat saan õpetaja olla, siis mul hakkab igav ja siis ma hakkan midagi muud tegema. Aga praeguseni pole igav hakanud. Ja miks nagu gümnaasiumis, et ma varem õpetasin põhikoolis ja gümnaasiumis korraga, ja kui tuli võimalus nagu siia kooli tulla, siis lihtsalt see, et kui ma peaks, siis ma valiks gümnaasiumi, muidu mulle meeldib tegelikult põhikoolis ka õpetada, aga siin lihtsalt ongi ainult gümnaasium ja nüüd ma olen nagu väga juba harjunud sellega, et mulle meeldib, et gümnaasiumis ikkagi on nagu motivatsioon ja see käitumisprobleemid on nagu ära kadunud, et põhikoolis mul mõnikord pooled tunnid kadusid ära selle peale, et ma pidin siis korda looma. Ehk see on seesama, et ma saan olla politseinik ja näitleja korraga õpetajana, nii et selles mõttes erialavalikus ma üldse ei kahtle, aga tegelikult see oli täiesti juhuste kokkulangevus, et ma ei ole see, kes lapsest saati on teadnud, et ta tahab õpetajaks saada. Et pigem jah, selline kuidagi kokku. Okay, väga lahe, aga ma olen ka tähele pannud, et teil on väga struktuurne süsteem välja kujunenud õpetajana, et kõik need tunnikontrollid ja kodutööde kontrollimised, kas see tuli kuidagi aja jooksul? Jah, pigem. On teatud asjad, mis on nagu võib-olla oma matemaatikaõpetajalt, et lõpuks ma läksingi tema asemel ja ta läkski pensionile, siis kui ma tema asemele läksin, nii et ta nägi natukene ette seda, et väga palju asju on sealt nagu üle võetud, aga on paar asja näiteks, mida ma just tean, et ma ei tee kunagi nii nagu tema, no näiteks seesama tahvli juures käimine, et mina olen ka matemaatikatunnis tahvli ees nutnud, sest ma ei osanud, ehk see, et sa hakkad mõnitama õpilast, kui ta ei oska, see on minu jaoks nagu kõige hullem asi, mida ma kogenud olen ja ma tean, ma seda kunagi ei ütle õpilasele, et kuidas sa ei oska või midagi sellist, et kui ta juba tahvli juurde tuleb, siis ma olen selleks seal, et aidata, mitte teda mõnitada. Aga mingid selline struktuursus ja selline süsteemsus, see on kindlasti ka sealt õpetajalt üle tulnud, nii et ma püüdsin võtta head asjad üle, aga ikkagi ütleme nii, et ega kui ma alguses algajaõpetajana kõiki seda, see süsteem on lihtsalt nagu katse-eksitusmeetodil proovitud välja ja mulle tundub, et see töötab lihtsalt, aga see ongi see, et ühel õpetajale töötab, teise jaoks mitte, nii et aga minu jaoks mulle tundub, et on kõik juba nagu ma olen rahul sellega, mis on ja ma ei tunne, et ma kuskilt mujalt saaks võtta mingid muud üle, mis minule nagu ei sobi väga, et võib-olla teise jaoks töötab. Sa tooksid äkki välja nagu nendele, kes ei tea, me oleme olnud su õpilased, aga kõik ei tea, milline süsteem sul on, et tood siis äkki välja. Ma ei tea, kas ma oskan ise seda kirjeldada. Ise süsteemi sees olla, siis aru, mida ma seal kõike teen. No selles mõttes jah, et võib-olla kõik õpetajad ei anna kodutööd, et minul on see harjumus, et ma eeldan vähemalt, et kui õpilane tuleb enne tundi kas või, et mul ei ole midagi selle vastu, kui ta teeb kodutööd ka kas või vahetunnis seal, aga ta vaatab üle, mida me eelmine tund tegime, siis tal jääb meelde. Kui tuleb tunnikontroll, siis see on eelnevas tunnis õpitu peale ja kodutöö siis nagu aitab selleks korrata. Ja arvestuse hinne on siis enamasti 70% kokkuvõtvast hindest ja tunnikontrollid siis enamasti võivad tõsta siis natukene seda, et aidata paremat kursuse hinnet saada. Ma ei tea, ma ei oska rohkem. Näiteks on päris hea ülevaade. Jah, mis on veel põhjalikud kordamislehed, mis te olete koostanud ja siis ka arvestustööd hästi mahukad, 100-punktised. Ja. Et pigem jääb aega puudu, kui aega üle. Ja, see on see maksimaalse võtmine, jah. Lisaks õpetajale oled sa ka klassijuhataja. Et mullu suvel lõpetas sinuga ajal loodusklass, nüüd on sügisest on sul reaalklass. Et miks sa vahepeal pausi ei teinud? Klassijuhataja töö ikkagi on ju ajakulukas ja nõuab energiat. Miks nii?
Ja, no energiat mul on. Aga ei, tegelikult oli ka eelnev klass, kes hakkas lõpetama, küsis kevadel mu käest, et kas ma võtan uue klassi. Siis ma ütlesin, et kui juhtkond annab, siis võtan, et sellepärast ma ütlesin sellise lause, et see on nagu suhtes lahkuminekuga, et kui sa võtad uue, siis sul on lihtsam üle saada eelnevast ja tegelikult see töötab jumala hästi nagu. Et ma arvan, et mul oleks väga imelik ja väga tühi olnud, kui ma poleks klassi võtnud. Nii et kui tõesti tavaliselt soovitatakse õpetajale, et jätta üks vaheaasta, siis mulle tundub, et mulle see ei sobi. Et muidu, kui ma olin juba nagu, niigi ma olen nagu ka tavaklassides, keda ma õpetan, ma olen nagu õpilastega väga sellises, minu jaoks on nad väga olulised, aga kui mul on veel oma klass ja see lõpetab ja siis mul jääb nagu tühi koht, ma arvan, et see oleks väga raske olnud. Nii et minu jaoks praegu tundub ainuõige, et ma põhimõtteliselt võtaks ikkagi kohe klassi. Aga kas sul on mingi vahe ka loodusklasside ja reaalklassidega olnud, et kumb meeldib rohkem või millised erinevused on seal olnud nende no, vahel? Reaalklass on mul praegu esimene, keda ma õpetan ja ka klassijuhatajana, nii et ma ei oska öelda, kas see on nagu üldistus, aga kui ma võrdlen nagu eelneva loodusklassiga, siis klassijuhatajana on hästi suur erinevus selles, et nad on emotsionaalsemad nagu mina, mis mulle sobib paremini ja nad nagu annavad rohkem tagasisidet, ehk kui ma küsin, kas te tahate midagi teha või kas me teeme midagi, siis nad vähemalt vastavad, et loodusklassil läks minu arust aasta või rohkem, et kui ma lõpukõne neile ka ette nagu kandsin, siis ma ütlesin neile ka, et minu jaoks nad olid kuidagi uimased või ma ei saanud aru, et kas nad tahavad või ei taha, et kui ma lõpuks midagi ära tegin, siis nad tulid kõik enamus kohale, on ju, oli kõik hästi, aga see jooksvalt, kui ma midagi korraldasin, siis ma ei teadnud, kelle jaoks ma seda teen, kas keegi tuleb või ei tule, nii et sealt natukene, aga see võis olla ka lihtsalt nende klasside eripära. Et praegune see reaalid ütlevad kohe jaa, teeme ja nad on nagu kohe, nad annavad tagasisidet kiiremini, ütleme nii, et võib-olla loodusklass oli selline tagasihoidlikum alguses eriti, et kuidagi, aga see võis olla jah, tõesti selline, mul on praegu ainult võrrelda nende kahe klassi vahel, nii et ma ei oska nagu üldistust tuua. Ma arvan, et see on nagu loodusklasside mingi oma et noh, klassijuhatajana on nagu raske aru saada, kas nad tahavad või ei taha. Jah. Aga kas teil ongi olnud siis 2 klassi olnud? Siin koolis jah, ma olen 5 aastat siin ainult olnud, nii et eelnevas koolis oli mul ka 1 klass, aga noh, seal ei olnud nagu harusi, nii et ma ei oska nagu tuua, nii et. Ja kuna ma enne siia tulekut olin tükk aega 2 kooli vahet, siis ma nimelt ei võtnud klassi, sest ma olin nagu pool aega ühes koolis, pool aega teises koolis ja mulle see, kui ma tahan, siis kui ma olen klassijuhataja, ma tahan olla kogu aeg koha peal ikkagi olemas kohe. Ja no klassijuhatamine võtab nagu palju energiat, aga tegelikult, et mina tunnetan ikkagi või ma jätan alati positiivsed asjad meelde, nii et ma arvan, et seda rõõmu ja seda on pigem rohkem nendega koos rõõmustamist ja seda, et kui vahepeal ongi mingi jama on, et eks ma siis ikka kurvastan, aga ikka armastan edasi, nii et mis seal ikka. Et ma suudan võib-olla asjadest ja positiivsust rohkem välja tuua, kui jätta negatiivset, nii et see aitab tegelikult. Okay. Mis te arvate, mis teeb heast klassijuhatajast hea klassijuhataja? Ma ei tea. Ma eelnevalt klassilt ka küsisin, kui arenguvestlus oli ka, et kas on midagi, mida ma saaks paremini teha. Aga see, või no näiteks ka, et ütlesin, et tooge võrdlust näiteks eelneva klassijuhatajaga, et mina ei tea, mis on hea klassijuhataja. Võin öelda, minu enda klassijuhataja väga hea ei olnud, ta meiega väga midagi ei teinud, nii ma püüan jälle seda vältida, et oma kogemuste põhjal ma püüan nagu muuta mingeid asju, aga ma ei oska öelda, mis on hea, et seda peaks ma arvan õpilaste käest küsima, kas ma olen hea klassijuhataja või ei ole. Et võib-olla mõnes kohas ma olen liiga hea, et ma nagu see süda on liiga hea, et vahepeal võib-olla peaks kurjem olema seal mõnega, aga ma loodan, et selline inimlik aspekt ikkagi aitab, et õpilane saab aru, et kui tema mingi jama kokku korraldab, siis mina pean vastutama selle eest ka, et siis on minul ka jama, nii et eelneva klassiga mulle tundub, et töötas see, et nad said aru, et me oleme nagu ka väljasõitudel, et me usaldasime üksteist ja siis on nagu kõik hästi. Aga tulles tagasi natuke spordi ja hobide juurde, et kas teie arvates sportimine on kasulik ka õppimisele? Jaa, kui välja tuua, et ma tõesti käin peaaegu iga päev trennis, ma jõuan enamasti 9 koju ja siis hakkame tihti töid parandama, sellepärast ma tihti ka jõuan need hinded sisse hilja kanda, aga ma ei kujutaks ette, et mul ei oleks neid trenne. Ehk ma läheks nagu teistpidi, mul oleks küll rohkem vaba aega, aga kui ma istun ühe koha peal ja parandan töid, siis mul on vaja vahepeal minna ja joosta ja ennast välja elada, nii
et ma ei kujuta ette, nii et see aitab, ma arvan, ka õpilaste jaoks, et kui mõnel õpilasel on probleeme õppimisega ja siis öeldakse, et me võtame sul kõik vaba aja, ma ei tea, trennid või need, mis talle meeldib teha ära, siis minu jaoks see on veel hullem variant, et ikkagi peab olema midagi, kus sa saad mitte ainult mõttega teha, vaid mingeid muid asju, et. Te olete ka kunagi öelnud, et teile meeldib hommikul natuke kauem magada, et kas te teete siis õhtul kõik asjad ära, isegi pärast kõiki neid trenne? Jaa, et ma enamasti 10, no kui ma 9 koju jõuan, siis 10-11 teen veel, parandan kas tunnikontrolle või teen uusi asju valmis. Ehk mulle meeldib pigem, ma olen õhtuinimene, ehk ma teengi 11 või 12 tööd, lähen magama siis ja et ma hommikul saaks kauem magada. See on kõige olulisem asi. Jah, et mõni ärkab hommikul varem üles ja minule see ei sobi. Aga kas siis kunagi ei teki sellist tunnet, et energia saab otsa või täna tõesti õhtul ei jaksa ja lähen magama ja lükkan asjad edasi? No vahepeal on, aga mulle endal on, ma tean, et esiteks õpilased ootavad näiteks hindeid ja teiseks ma ise magan rahulikumalt, kui mul on asjad tehtud ja ma lihtsalt ootan siis nädalavahetust, kui ma magan järgi või koolivaheajad on mu lemmikud, siis ma magan ja magan. Nii et jah, et ma kasutan seda, mis ei ole küll alati hea, et vahepeal satub sinna tsüklisse, et magamatust on natuke rohkem, aga kui see oli natukene, siis jõuab nädalavahetusel ilusti järgi magada. Peale magamise, milline näeks veel Ave Külteri vaba päev välja? Kuna ma armastan väga päikest, praegusel ajal eriti, siis ma unistaks, et ma oleks kuskil, ma ei tea, rannas, näiteks suvel ma kasutan seda võimalust väga palju, et sooja ilma korral ma olen väga palju väljas, meeldib ujuda, aga mitte nagu pikalt ujuda, vaid siis pigem selline sulistada, ütleme niimoodi. Ja lahendada ristsõna või lugeda raamatut, sest ma noorena hästi palju lugesin raamatuid, mingi hetk oli see laste osakond meie kohalikus raamatukogus kõik läbi loetud, aga nüüd ma vahepeal vist 10 aastat ühtegi raamatut ei jõudnud lugeda, nüüd ma olen ka eesmärgiks võtnud, et kui on vaba näiteks pikem koolivaheaeg, siis ma nüüd ka võtsin raamatukogust üle pika ja ühe raamatu, nii et mul meeldib väga tegelikult lugeda, aga mul ei ole lihtsalt selleks aega. Et ma arvan, see olekski, et raamat või siis mingid ristsõnad ja selline lihtsalt pikutamine. Kas Eestis või kuskil mujal? Ütleme praegusel perioodil meil on harjumus ikkagi käia kuskil soojal maal, nii et see aasta ka aastavahetuseks me läheme soojale maale, nii et see on selline ideaalne, aga Eesti suvi on minu, viimased suved on olnud nagu ideaalsed, et ma isegi ei taha Eestist kuskile minna, et suvel on Eesti minu koht ikkagi. Te reisite perega ja kui teil on ka päris tihe pereelu ja sa oled ka ema, siis kuidas see kogemus on õpetaja kõrvalt? No, eks lapsed on juba aru saanud, et kui emme tööd teeb, siis ei tohi segada ja siis nad vahepeal küsivad ka, et emme, äkki täna õhtul sul ei ole midagi teha ja siis me saame koos midagi teha. Aga seda juhtub harva nädala sees, ütleme nii. Aga terve suve, siis kui on vaheaeg, siis ma olen hästi palju enamus ajast olengi lastega. Ma teen siis kõik selle tasa, mida ma õppe ajal nagu väga ei saa teha. Samas ma ütlen, et kui mõni ütleb, et ma ei tea, pereelu kannatab selle pärast, aga tegelikult lapsed on minu jaoks just tänu sellele nad iseseisvamad, nad saavad hakkama ja niisama koolis kui väljaspool on näha, et mingis mõttes olude sunnil tegelikult nad saavad paremini hakkama tänu sellele, et kogu aeg emme ei ole olemas, et mingis mõttes kasvatab siis neid ka. Ja ise asjadega hakkama saama. Jah, just. No toome välja siis ka siukse küsimuse, et te olete enda vallas ka väga tegus inimene, me oleme aru saanud. Ja kui me natukene taustalist otsisime, et ei ela ju Tartus. Ei. Jah, vot nii. Juba siis tuleb see on nagu lisaks veel ajakulu, et transport tööpäevadel näiteks, kui välja tuua päeva ajakava, siis nagu ka sinna kulub aeg. Jah, ma umbes pool tundi või olenevalt vajaduselt bussiga natuke kauem sõidan tööle, ehk ma elan Elva vallas ja tõesti, ma ei tea, kui te mõtlete seda, et ma poliitikas olin, ma läksin sinna seltskonna pärast jälle rohkem, aga tegelikult ma tunnen, et ma arvan, et kui ma olen hariduskomisjonis praegu Elva vallas, aga kui ma läheks kuhugi, saaks päris sinna vallavolikokku või kuhugile, siis ma arvan, et ma väga ei sobiks sinna, sellepärast, et
ma ei ole valmis tegema seda, mida kästakse teha, ehk ma ei saa teha asju, mis on minu, ma ei tea, südametunnistuse vastased. Seega ma arvan, ma ei oleks hea poliitik ja ka inimestele, kui me niinimetatud valimisreklaame tegime seal kuskil putkadega, siis ma ei saa valetada, et me teeme selle ära, sellepärast et kui ma ei ole kindel, kas me teeme seda. Seega noh, ma ei ole hea poliitik, sest ma ei oska valetada. Aga ma ütlen, see seltskond ja see fun on nagu see oli juures ja no järgmine aasta tulevad uued valimised ja juba küsiti, kas ma uuesti osalen, ma veel ei tea. Nii et mul väga palju vaba aega ei ole ja ma ei ole väga hea selline häälte kokku ajaja, aga seltskonna pärast olen ma siiamaani seal kandideerinud, aga ma kuhugi erakonda kuhugi ei kuulu. Aga siis ongi oluline see seltskond, mitte nagu võib-olla... Ja no selles mõttes, et tänu sellele seltskonnale, kus ma olen, meil on mingi oma loodud selline valimisliit, et ma saan oma mõtteid öelda ja nemad siis ikkagi, kes siis sinna edasi said ikkagi selle poolt nagu teevad, et noh, ka hariduses ja mingis asjades, et ma saan oma mõtteid ja neid edasi anda, aga ma arvan, ma ei oleks ise selline hea inimene või noh, hea seal olema, sellepärast, et võib-olla ma alati ei mõtleks nii nagu teised seal erakonnas näiteks. Ja ma tahaks teha nii, nagu mina tahan, mitte nii, nagu teised ütlevad. No aga iga arvamus on olnud. Jah, just. Et selles mõttes mulle meeldib see valimisliit, et seal kuulatakse ära ja proovitakse ikkagi seda arvestada, mis ettepanekud on tehtud. Ja hariduskomisjonis mulle väga meeldib olla. Seal saab samamoodi mingeid ettepanekuid teha, otsuseid teha. Arvestades, et palju vaba aega ei jää kõigi nende huvide kõrvalt alles, siis kas on mingi asi või tegevus, huvi, mida te oleksite veel tahtnud proovida? No ma siin vahepeal jälle käisin ühe korra sulgpallitrennis näiteks, sest mul oli üks õhtu oli vaba, aga siis ma tundsin, et seda on natukene palju. Nii et kindlasti, sest ma olengi selline inimene, kes ei suuda ühte asja võib-olla kogu aeg teha, mul ongi vaja selliseid vaheldust. Nii et kindlasti ma veel teeks mingeid asju, aga lihtsalt jah, ajapiirang on. Nii et kui vabu aegu tekib, siin vahepeal meil oli ka mingi periood, me käisime hästi palju põgenemistubades, näiteks see mulle meeldib, sest seal on ka selline loogika ja selline põnevus sees. Et see oli vahepeal mingi, võis isegi lugeda selline huvi, et kas saad kõikide tubadega hakkama, nüüd on nagu üle läinud, et vahepeal sai nagu väga palju käidud. Ja päris palju asju, mida teeks. Ja noh, see raamatu lugemine, mida ma ütlesin, et kui mul oleks rohkem aega, mulle väga meeldis, eriti noorena. Aga mulle ei meeldi sellised võib-olla klassikad ja sellised, ma ei ole tüüpiline humanitaar, et mulle meeldib väga selline mõrvamüsteerium, selliseid seriaale lugeda ka. Ja siis sellist, tavaliselt kui ma raamatukogu lähen, siis juba raamatukogu hoidi teab, et armastus ja mõrvad, et see on minu see lemmikteema. Midagi sellist, jah. Graafiku kõrvalt, kas te kasutate mingit kalendrisüsteemi või kuidas te planeerite kõiki enda asju? No selline eraelulised daatumid ja tähtsad üritused on mul telefonis, pluss siis kogu pere see ja kooliasjad on mul kõik päevikus, nii et selles mõttes, kui on mingi väga tähtsa või noh, pikema ajaliselt ette teada kooliasjad, siis ma panen ka selle nagu telefoni kalendrisse. Aga muidu ma jah ei teaks, kus ma olema pean, sest mul on nii palju seda infot ja nagu ma ütlesin, mälu on halb, nii et ma pean kõik asjad üles kirjutama igaks juhuks. Aga miks nad samas kohas ei ole? Ma ei tea. Sest koolis mul on kogu aeg see päevik ees ja siis on see tunniplaan on seal ja sealt on hea nagu vaadata, mida ma tegema pean, kuna ma mingeid asju teen. Et kuidagi, mulle tegelikult meeldib paberi peal rohkem, aga lihtsalt see... Kuna neid teisi asju nii palju, siis ma ei suudaks nagu neid kõiki kanda paberi peal, et siis ongi selline. Kui kord maha jääb, siis on natuke halvasti. Et kunagi oli ka, et päevik jäi vist kooli, siis ma mõtlesin, et issa ma ei tea midagi, mis nüüd koolis toimub. Vastupidi. Aga siis me võime liikuda, ma arvan, viimase bloki juurde, mis ongi siis soovitusete nurk. Et me palusime sul natuke ette mõelda, ma ei tea. Ja ma natuke lugesin, aga ma ei ole väga ettemõtleja. Ma panen niimoodi see, mis tuleb. See sobib ka väga hästi. Aga siis üks nipp, kuidas jõuda kõike, mida sa soovid, millega sa tegeleda tahaksid? Ma arvan, et see motivatsioon peab seestpoolt lihtsalt tulema. Et kui keegi ütleb sulle, eriti kui keegi ütleb mulle mine sinna, siis ma elu sees ei lähe sinna, sellepärast, et mulle ei meeldi teha nii, nagu teised ütlevad. Nagu ma juba paar korda olen öelnud. Ehk kui sa ise tahad teha, siis sa jõuad väga palju. Et kui mõni ütleb ka, et tal ei ole üldse vaba aega, siis mõtlen, et ta nagu ei teegi mitte midagi muud on ju peale näiteks ka koolis käimise ja tal ikka ei ole vaba aega.
need päevad, kui mul trenni ei ole, siis ma tunnen ka vahepeal, et ma olen laisk ja tegelikult, kui sa oled laisk, siis ei jõuagi mitte midagi enam teha. Kuigi ma naudin neid päevi, kus ma vahepeal saangi laisk olla ja mitte midagi teha. Samas, kui ma juba kodust välja saan, seal trennis olen, siis ma tunnen, kui palju energiat see annab, et kui sa tahad teha ja sa suudad need niimoodi sinna ajakavasse ära mahutada, need kõik lisategevused pluss siis et kui sa saad sealt lisategevusest midagi vastu, siis ma arvan, et seda on võimalik alati mahutada. Mõnikord küll mingid asjad kattuvad ja siis ei saa midagi teha, kui nad ajaliselt kattuvad, siis sa pead valikuid tegema. Ja ma ei teagi rohkem. Kui midagi teha ei viitsi, siis lihtsalt mine kohale. Ja just, et see kodust välja saamine. Mulle meeldib väga tantsida, on ju, ja siis ka vahepeal, kui me käime seltskonnaga väljas, siis ma ütlen, jumal tänatud, et ma kellegi veel kutsusin, siis ma ei saa öelda, et ma täna ei viitsi. Siis kui kell 10 saab, siis ma ütlen, et mul juba hakkab see vanadus sinna peale tulema, et ma ei viitsi siit kodust välja minna. Samas, kui ma juba olen seal väljas, siis sa mõtled, et jumala hea, et ma tulin ikka. Nii et see kodust välja saamine on see kõige raskem osa. Aga kas vahepeal on vaja ka sükest mingit recharging nagu perioodi, et kogu see energia jälle mahutada edasi ja viia? Ja no minul see periood ongi see, kui ma magan järgi kõik, siis mul on kõik selle energia tagasi. Et ma arvan, et ma olen väga suur magaja tegelikult ja ma ei saa tihti nii palju magada, kui ma tahan. Aga kui ma olen jälle välja maganud, siis mul on jälle kogu see energia selline, et need vaheajad on tõesti minu sellised päästega ajad nagu. Ja lõpuks veel üks küsimus. Mida te ütleksite 18 aasta vanustele endale või siis praegustele õpilastele, kes on ka selles vanuses? Mingi soovitus või? Ja selle peale ma mõtlesin, et kui keegi ütleb, et kas sa muudaks midagi, mis sa oled siiamaani teinud, siis ma peale selle, et siit tuleb ka soovitus praegustele noortele, et kui vähegi võimalik, käige välismaal õppimas, töötamas või lihtsalt reisimas noorena nii palju, kui saate. Sellepärast see on see, millest ma tunnen puudust, et mul noorena ei olnud väga võimalust kuhugi reisima minna. Nüüd mul on nagu olnud see tagantjärgi võimalus, aga ma tunnen puudust, et ma oleks tahtnud võib-olla kas õppima või siis kasvu aasta aega töötada lihtsalt väljaspool selleks, et saada mingeid muid kogemusi, võib-olla uusi tutvusi ja selliseid teistmoodi. Ma ei tea, et mitte Eestis ei ole midagi häda aga et sa näed, kuidas seal teistmoodi, mitte lihtsalt reisil käies, vaid mingi pikema perioodi jooksul, kuidas teised inimesed on, kuidas teine keskkond on. Et kui vähegi võimalik, kasutage ära võimalusi väljaspool Eestit ära käia, et pärast vanast peast enam võib-olla mõni läheb, aga mina väga enam tunnen, et Eesti on ikkagi see minu koht, kuigi mulle meeldib see päike ja asjad, aga vahepeal käin ära ja siis on jälle kõik hästi. Vanemana tekib see nagu elu Eestis ja siis on raske sellest nagu ja, et kui on lapsed ja pere, et koos laste ja perega juba väljaspoole kas või ajutiselt elama minna on juba raskem. Ma arvan, väga tark mõte. Aitäh Aele, aitäh kuulajatele. Jälgige meid ka sotsiaalmeedias, kus saate ka sõna sekka öelda meie järgmistele podcastidele ja näeme peagi.